Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Tänase saate külaline on inimene, kelle retsepte võib leida nii ajalehtedest kui ka kokaraamatutest. Ma usun, et ma ei valeta, kui ütlen, et tema kirjutatud lood ja retseptid on inspireerinud väga paljusid kodukokki rohkem kokkama ja küpsetama. Tema retseptid on alati usaldusväärsed. Ta on põhjalik ja täpne ning inimesena üdini soe inimene. Ta on õppinud maailma kuulsas Prantsuse kokandus- ja kondiitrikoolis Le Cordon Bleu. Lisaks on ta LP nädalalõpulehe toidutoimetaja ja retseptilooja. 3 suurepärase ja väga menuka kokaraamatu autor. Ja lisaks ka toidublogija. Ma soovitan kindlasti piiluda toidublogi Jagatud rõõm. Tere, Silja Luide! Tere Ragne ja aitäh heade sõnade eest. No teate, mul oleks tegelikult veel olnud sinu kohta kirjeldada, sellepärast, et sind ma tunnen väga hästi ja sinuga ma ju olen tutvunud ja kohtunud erinevatele toiduüritustel. Ja kui ma seda teksti hakkasin kokku panema, siis ma hakkasin mõtlema, et kus ma esmalt sinuga kohtusin ja ma jõudsin välja selleni, et tegelikult ma kõige varem sain sinuga tuttavaks läbi interneti. Ehk sel ajal, kui sa läksidki õppima Prantsusmaale, kokandus- ja kondiitrikooli ja siis hakkasid kirjutama blogi Silja Food and Paris. Ja siis ma lugesin ja see tundus nii põnev ja kuidagi, kuidas üks Eesti tüdruk võtab kätte ja läheb sinna õppima. Ja tead, ma tahaks sellele alguses peatuda, et kuidas sa sinna läksid, miks sa sinna läksid, kaua õpingud kestsid ja räägi sellest. No mina tegelikult ei plaaninud, et see mu elu muudab. Et mina olin töötanud ligi 10 aastat juristina, advokaadina ja mõtlesin, et ma võtan sellise vaba aasta sabbatical. Et Eestis ei olnud tol ajal veel väga levinud. Nüüd juba võetakse seda rohkem, aga välismaal on see hästi tavaline, et sellised 30ndate alguses siis inimesed võtavad korraks aja maha, lähevad, reisivad maailmas ringi. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et reisida on väga tore, aga selle aasta jooksul võiks ka midagi kasulikku õppida. Aga kuna mul on magisterjuuris teaduskraad ja minuga bakalaurus on võrdsustatud tegelikult magisterkraadiga, siis mõtlesin, et ma ei lähe ikkagi magisterkraadi tegema. Doktoritöö kirjutamine on suurem vaev ja see doktoriõpe on 4 aastat. Et mõtlesin, et õpiks vahelduseks midagi, mis mulle tõeliselt meeldib. Ja kokandus oli minu jaoks, see on alati olnud, eks see number 1 teema, et kui inimesed ütlevad, et nad ei ela selleks, et süüa, et mina arvan küll, et ma ikkagi elan selleks, et süüa, et ma ei söö selleks, et elada, et see on lihtsalt nii oluline, et sina saad sellest aru. Väga hästi saan aru, jah. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kuhu kooli minna, et tundus lahe, et juba seal Toskaanas seal chillida mõned nädalad või mõned kuud aga Dmitri Demjanov, kes on siis Eesti üks kokandusmaailma gurusid ja tema oli mu elukaasega või siiamaani head tuttavad ja on ka koostööd teinud ja tema siis, mu elukaaslane ise küsis ta käest ja siis ta kutsus meid Egoisti õhtus sööma, mis oli tol ajal siis kõige selline ringem restoran ja siis ta ütles, et tasub, kui lähed ikka kokakooli, et siis ära mine mingisse suvalisse kokakooli, vaid mine ikka kõige paremasse, sest see baas on niivõrd oluline, et sa saad selle ABC selgeks. Ja tema soovitaski Le Cordon Bleu'd ja siis on Inglismaal Heights vist on selle nimi ja on siis ka see, tegelikult ka Nükis USAs on see The Culinary Institute või see, kus Bourdain õppis, eks ju, aga ta on ka jälle pikem, et on selline nagu kutseõpe juba. Aga Le Cordon Bleu's oli see hästi meeldiv, et sa said valida, et kas sa võtad terve selle kursuse, mis on 9 kuud, või sa võtad seda 3 kuuliste juppide kaupa, et algkursus, keskkursus ja siis see superior kursus. Ja mina mõtlesingi, et 3 kuud aitab küll, et Pariisis on ju tore elada, ma olen seal palju käinud, mul on seal sõpru tuttavaid ja siis kandideerisin, kirjutasin seal motivatsioonikirja ja CV ja nii edasi. Ja siis sinna pidi kandideerima eraldi. Ja, et võiks küll mõelda, et sellise hinnatasem ja et kõik, kes tahavad, saavad, aga kahjuks või õnneks või ma ei tea, et tegelikult sinna ikkagi tuleb kandideerida ja ka järgmisele kursusele edasijõudmine ei ole niisama lihtne, et sa pead kõik need eksamid ära tegema, mis seal on ja siis saad edasi, kui saad, et läbikukkujaid ikka on, et kõik ei jää kursust kordama, et mõned siis loobuvad,
et aga nad on ikkagi lati päris kõrgele seadnud ja seal oligi kahte sorti inimesi, et oligi selliseid päris noori keskkoolist, aga selleks, eks ju, peavad olema võib-olla pisut jõukamad vanemad ja oli hästi palju just oli USA-st inimesi ja siis sellised veidi vanemad. Mina isegi olin selline 30 umbes, aga seal oli ka 40+, 50+ inimesi omajagu, ka just USA-st, Austraaliast, et kes siis mõtlesid, et nüüd õpiks midagi tõesti toredat ja see oli tõesti tore ja huvitav. Aga mitu kursust sa pidid läbima, et sa nüüd siis saad lõpuni jõuda? Kui sa tahad siis saada päris seda diplomit, sul on vaja 3 taset ära teha, aga mina võtsin ainult selle algtaseme 3 kuud ja ma mõtlesin, kas ma jään või ei jää, aga mul olid ka plaanid juba tehtud, et see aasta tundub, et on pikk aeg, aga tegelikult see läheb päris kiiresti, et mul oli soov minna 1,5 kuuks veel Californiasse, mul oli soov minna 1,5 kuuks Lõuna-Aafrika Vabariiki. Ma ei mäleta, kus ma kõik veel ära käisin, et siis oligi, et ja Pariisi ma läksin tagasi, aga ma läksin üldsegi maratoni jooksmas. Mul oli ühe kursavennaga kihlvedu, et kas ma jooksen 3:45 ära oma esimese maratoni või mitte. Jooksid? Kahjuks võin ütlema, et napilt kaotasin. 3:45 oleks muidu täitsa okei ja see oli täitsa tehtav, aga mul tekkis see probleeme kõhuga, nii et kahjuks sinna ta läks. Pidin alla kahjuks üldiselt kihlvedusid kipun võitma, aga selle ma kahjuks kaotasin. Siiamaani on hinged. Aga räägi, kui sa alustasid seal kogemuskoolis õpinguid, millega seal üldse alustati? Kas see hakkabti täitsa põhitõdedes pihta või kus sa läksid sinna, mis sul olid esimesed tunnid? Põhimõtteliselt et hakkabki sellest pihta, mis näiteks erinevad need lõiked on, et Mirepoix ja Julien ja Brunois, eks ju, mis on need 3 alustala, et ma ei tea, kas ma hakkan neid siin pikemalt lahti seletama, et Julien ilmselt teavad kõik, et Mirepoix on sellised suuremad tükikesed, mida sa paned puljongi sisse, siis Brunois on sellised, ütleme 0,5 sentimeetrit või isegi veel väiksemad, võib-olla 3-4 millimeetrit külgedega siuksed imeilusad kuubikud, eks ju, et mis siis paned supi või konsomee sisse või peene kastme sisse. Neid te siis hakkisite? Jaa, neid pidi siis hakkima, aga hakkab ka sellest pihta kõik need puljongid ja kastmed ja kas või see, et kuidas sibulat lõigata või küüslauku hakkida. Et kui ma ise toidukoolituse teen, siis ma ikkagi proovin ka vaadata, et inimesed, kes on mu koolitusel, et nad lõikaks ikkagi sibulat, kui sa ise midagi muud kaasa ei saa, sa vähemalt õpid õigesti sibulat lõikamisest, seal on tegelikult suur vahe. Kuidas sa lõikad nii tulemuses kui ka selles protsessis, et kas see on selline piinarikas või on see tõesti läheb kiirelt ja saad korrektse tulemuse. Et mul ongi alati kahju vaadata selliseid koolitusi kõrvalt, kus koolitaja ei tee sellistest asjadest välja või kus ongi inimene võtab see suure kokanoa ja hakkab sellega siis ma ei tea, küüslauku koorima või sibulat koorima või kuskil käes paprikat hakkima, et see ei lähe mitte kuskile, et jälle üks esimesi asju, et ikka kokanuga liigub ainult lõikelaual ja koorimiseks on koorimisnood, et see, et sul see kokanuga on, ei tähenda, et sa pead sellega kõik maailma asjad ära tegema, et küüslauku ikka koori või sibulat koori ikka koorimisnoaga, et näiteks, eks ju. Et kõik see on sellised esimesed loengud ja kohe hakkavad ka ju praktikumid. Just, mul oligi järgmine küsimus, kas praktika pidite ka seal tegema, et kuidas sellega? Jaa, et loengud 2,5 tundi ja praktikumid, et iga päev oli vähemalt üks loeng, enamasti mitu ja vähemalt üks praktikum, enam ka sageli mitu. Ja need praktikumid olid ka, et ikkagi selle 2,5 tunni jooksul sa pidid ära tegema need toidud ja see tähendas seda, et sul oli kogu aeg tuli takus, et sa ei saa sinna mediteerima ja mõtlema jääda, vaid sa pead need retseptid enne juba hästi endale selgeks tegema, sa pead väga korralikult seal siis loengus tähele panema, mida sul seal ette teeb see šef, mida ta räägib ja siis võimalikult kiiresti kätel käia laskma, et need retseptid on tegelikult väga ajamahukad ja ma olengi neid tegelikult väga vähe kodus teinud, sest see mustade nõude hunnik, mis seal tekib, on meeletu. Aga seal eraldi igas selles õppeklassis on nõudepesi, et sa seda ei pea tegema, aga igaüks saab oma noad ja tööriistad, need on ju isiklikud, et nagu šefid ütles, et see on aluspesu, et seda teiste ei anna, eks ju, ja nõudepesumasiinasse ei pane oma nuge ja et need sa kõik hoiad ise puhtad ja korrektsed. Aga mis keeles teil õpingud toimusid?
Inglise ja prantsuse keeles, et kui oli prantsuskeelne, nagu õppejõud ise ei osanud piisavalt hästi inglise keelt ja oli prantsuskeele, siis oli enamasti tõlk, nii et igal juhul oli hästi lihtne see. Ja, aga ma saan aru, et teil toimusid ka erinevad, ma ei tea, küpsetamistunnid. Küpsetasid või sina ei küpsetanud, sest ma mäletan sinu blogist sellist seika, ma lugesin ja ma väga piltlikult kujutasin ette, et sa rääkisid, et kõik need, kes teevad mingeid küpsetisi, desserte, mingid magustoite, et need siis pannakse kuskile koridori laua peale ja siis sa saad neid maitsta, et kuidas see õnnestus ja kuidas see välja tuli. Ma nii hästi mäletan seda, ma ise kujutasin, et issa, ma tahaks seal laua ääres ise. Et sina seda ei teinud? Või sinna sa ei saanud kätt ülge panna? No see on niimoodi, et seal ongi 2 eraldi kursust, et on see cuisine'i siis algtase, kesktase, superior, saad selle cuisine'i diplomi ja siis on patisserie on eraldi. See on eraldi. Ja, et siis ongi samamoodi 3 taset, aga sa saad teha ka tegelikult neid 2 korraga, aga see on meeletu koormus, et meil mõned kursused tegid, et siis sul vabu hetki on ikkagi väga vähe. Ja aga meie ikkagi seal cuisine'is ikkagi õpid põhiasjad selgeks, et teed pärmitainast loomulikult prantslaste pissaladeeri tegime, tuuletaskuid, eks ju, profiteroole niikuinii teed ju need ka njokisid, eks ju, et siis... Miks ma arvasin, et sa olid seal hästi palju magusa poole peal ka? Ma lihtsalt tean, et sa oled väga suur magusa sõber. Ja mulle mitmed kursakaas üldse, et sina oleks ju pidanud patisseriisse minema, ma ekstra ei tahtnud minna, et ma just tahtsid seda kokkaanduses, seda baasi alla saada ja ma siiamaani ei kahetse, ma arvan, tegin 100% õige valiku. Et ma just aga samas oli hästi huvitav neid proovida, et neid makroone, croissante ja muid asju, et sellised prantsuse siis see patisserii, tiitri kunsti klassika ju proovisid siis ära algusest lõpuni, et ja kui ma ka hiljem Pariisi läksin kursakaastel külas käisin, et siis ikkagi iga kord koolis käies need lauad olid seal lookas ja hästi põnev juba neid proovida ära. Aga nimeta üks maitse, mis on sul väga hästi meelde jäänud, et see on selline asi, mis oli hea. Kas kui ma mõtlen võib-olla ma ei teagi, võib-olla sufleed me õppisime ka ise tegema, et see on selline omamoodi huvitav asi ja selline, mida väga vähe tehakse, sest ta on väga pretensioonikas ja ta kipub kokku vajuma, tihti olema sellise munamaitsega liigselt ja et see suflee tegemine ja see tekstuur ja maitse, et võib-olla see oli selline hästi huvitav ja üks kook, mis on tegelikult ülilihtne ja mida me ka õppisime tegema, on näiteks baked Alaska, et küpsetada Alaska, eks ju, mis on tegelikult siuke, see on üsna algtasemene, tegelikult see ei ole ju midagi, et seda ei pea üldse tegema inimene, kes kokata oskab, et sa võid osta biskviidi poest, ostad jäätise, vahustad lihtsalt munavalge ära ja that's it, korraks ahju on ju. Aga kas sul neid retsepte on ka blogis, mis sa seal õppisid? Ma võib-olla 1-2 panin ja ma tean kindlasti, et ma olen teinud neid paljusid ka kodus, näiteks ükskord ma tegin või isegi mitu korda ma tegin jänest, mis oli ülimaitsev ja seda ma mõtlesin tükk aega, et ma panen blogisse, aga see ongi see retsepti kirja, see retsept on ju ise selline, seal on nii palju komponente, tavaliselt selline A4, siis selle retsepti kirja paneks, siis tegevuskäigu üles paneks, sest ega koolis ka ju sa retseptid sa saad ainult nagu toorained ja see tegevuskäigu sa peadki ise tähele panema, mis toimub, kirja panema, meelde jätma ja siis see kõik see kirja panna, et see on nii suur vaev ja siis mõtlesingi, et esiteks palju ma vaeva näen, kes ta lõpuks teha viitsib ja siis kui aeg on ikkagi nii piiratud ressurss, et sa pead nagu valima, mida sa teed, et tol ajal me tegelesime jooksmisega, käisin veel paaril maratonil ja siis sa ikkagi, kui sul on see nii-öelda töö, treeningud ja tahad ju ka sõprade kokku saada ja nii edasi, et siis lõpuks need asjad, mida sa tegelikult hullult tahaks teha, aga ei ole jõudnud lihtsalt. Aga kas sul need seiklused on veel alles seal blogis, sest sul nimi muutus, et inimesed võivad leida ja kogeda neid läbi, et sul on ilustoas? Et ma panin, ma ei saanud midagi nimeks panna, panin Silja Food Paris on ju, sest mõtlesingi, et sa näid sõprade, et ma tegelikult saatsin ju selle lingi mingile 20-30 inimest maks, et kes ise huvi tundsid, et ma ei pannud seda isegi oma Facebooki, et pole siiamaani, või võib-olla midagi olen jaganud selle aastat 10+ aasta jooksul, aga mul on niimoodi, et ma lihtsalt mingi hetk vaatasin, et nimi võiks olla ikkagi
ja siis jagatud rõõm tundus selline mõistlik nimi, sest see blogi on ju see puhtalt selline jagamise rõõm, et öeldakse ju, et andmisrõõm on see kõige suurem rõõm ja ka ma aadressi ma hakanud muutma, et aadress on endiselt siljafoodparis@blogspot.com ja mul on siis eraldi seal üleval on retseptid ja seal on ka Coca-Cooli ja siis ma koondasin need Coca-Cooli postitused sinna alla kõik kokku. Aga millal sa seal koolis käisid üldse? Aasta 2010 oli sai, et tegelikult saab juba 15 aastat. Või sai septembris. Aeg lendab. Väga, jaa. Räägi mulle sellist asja veel, et kuna sa oled siin õppinud koolis ja siis ma mõtlesin, et tavaliselt meil esimene osa on alati selline, kus me jagame mingeid soovitusi või nippe ja kuna sina oled külas, siis kasutaks sind ära ja jagaks erinevaid küpsetus- ja kokkamisnippe. Inimestel on tihti palju murekohti. Kindlasti sul tuleb ka blogis mingeid küsimusi, miks mingid asjad ei õnnestu. Et äkki jagaks neid ja teeks otsa lahti ja kuna sina oled saatekülaline, siis sa võid alustada. No üks asi, mida vahest on, et inimesed, mida ma alati ka ütlen, et palun seda teha, aga ikka juhtub, et inimesed seda ei tee, et retsept tuleb läbi lugeda enne kokkama hakkamist. Olen nõus, jaa. Et see on ikkagi A ja O ja tegelikult sina ka, eks ju teed, üritad teha hästi lihtsad asjad, on ju. Samamoodi minul on alati algusest peale see põhimõte olnud. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks neid Coca-Cooli retsepte pole blogisse jõudnud. Ja sa teed niigi nii lihtsad ja tegevuskäigu ja palun võta ja loe see läbi, eks ju. Ja teine asi on see, et kui sa küpsetad, sa võid muidugi teha oma loomingut, aga pigem kui sa esimest korda teed, tee see täpselt palun selle retsepti järgi. Ja üks asi on ka, mida paljud, aga kui mõtlesin, mis on tulnud nagu sellist küsimust, et see on see, et on tulnud tagasi, et kõik on väga maitsev, aga ma küpsetasin kauem. Et see kauem küpsetamine on ka selline asi, et tegelikult see ei ole kuigivõrd mõistlik, sest browni peabki olema sees selline mõnus, eks ju, kleepu pigem selline, juustukook tuleb ikka kahjus siis ära võtta, kui on ääred küpsend ja kui ta seestel võdiseb. See on väga lahe, sest mul on ka see soovitusena see juustukoogi võbelemine, et ära võtad teda välja ahjus, kui ta on nagu täiesti läbi küpsenud, sest see lõpptulemus siis ja keeksi ka, et pigem katsu seda näiteks 10 minutit varem juba, kui see tikk tuleb puhtalt välja, ära palun küpseta rohkem. Et hästi palju on seda, või mitte hästi palju, aga võib-olla seda ongi tulnud, et ma küpsetan kauem, aga see ei ole mõistlik. Et ei ole mõtet neid asju ära kuivatada, üle küpsetada, sest tulemus on ikkagi alati parem, kui sa küpsetad mõistlikult, nii et see saab seda tekstuuri ja mahlasust ja nii edasi, on ju. Et alati on muidugi see, et kõik asjad on erinevad, mõne on äkilisem, aga lihtsalt mingid asjad on, et kui sa näed, et see asi on valmis, siis on asi valmis, et ära rohkem nagu. Et igaks juhuks ma ikka hoidsin, et ei ole mõtet ja see kehtib ka muidugi soolase puhul ja lihad ja nii edasi. Ja seda enam, et kui sa võtad selle vormi ahjust välja, see ju küpseb edasi, et ega see vorm ei ole siis hetkega sul külm, et see on ju pikalt veel kuum ja see asi ju küpseb seal. Et pigem selles osas ennast tagasi hoida. Ma olen täiesti nõus. Minul on selline soovitus, ma ei tea, kuidas sul on, minul on kodus kaal, köögikaal ja detsiliitri Sama siis. Sama. Ja ma soovitan inimestele ka need 2 asja hankida. Ei võta kodus üldse palju ruumi. Ja retseptid on erinevad, kus on grammides, kus on detsiliitrites ja sa võid neid teisendada. Aga kui sul need 2 asja on olemas, see on nii lihtne, et lihtsalt mõõta nii nagu see on ikkagi lihtsam selle detsiliiter või tänagi televisioonis, et ikkagi detsiliiter on kaasas, seda õli on loogilisem ja lihtsam sinna mõõta. Aga see inimesed võib-olla vahel ei tea, et see köögikaal on ju imepisike, see on selline väike õhuke asi, see ei kaalu mitte midagi, see ei võta ruumi, sest ühe korra see oli küll juba mitu aastat tagasi, võib-olla 6-7 aastat tagasi ja inimene, kellel oli päris suur kööktoona kalamajas, ütles, et ei köögikaalu ma küll ei osta, kuhu ma selle siin köögis panen, et selline tunne, et inimesed arvadki, et see köögikaal on selline nagu nõukaal oli see suur, see kolmnurk, et sa pead selle endale koju ostma, sul on eraldi ruumi vaja selleks, ei ole ju. Et see köögikaal tõesti, sa mahutad selle kas või kuskile raamaturiiulisse ära või. Ja, ma olen täiesti nõus, et lihtsalt need retseptid on nii erinevad, sa võid teisendada, kes sa pead hakkama õigesti teisendama ja siis tuleb, mul on ka niimoodi olnud, et inimesed teisendavad niimoodi, et kui on, ma ei tea, antud 1 detsiliiter jahu, siis ta on automaatselt 100 grammi ja see ei ole. Et lihtsalt korrektsuse huvides ja kui sul on küpsetusretseptid,
sa pead nagu lõpuni läbi lugema, nagu sa ütlesid, ja ka jälgima neid koguseid väga täpselt, et see ei ole hautise tegev, nagu sa paned kõik nagu tunde järgi, et kook või keeks nõuab nagu kindlasti retsepti järgimist just ja küpsetise puhul on ikkagi see, et see tihti öeldakse, et või see kehtib eks ju matemaatikas, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast, on ju, aga küpsetamisel see konkreetselt sõltub, eks ju, et seal on ikkagi väga oluline, et sa ei saa nagu jätta mingeid etappe vahele ja hüpata kohe sinna, vaid sa pead ikkagi täpselt tegema, et nüüd teen selle, siis selle, siis selle, siis selle. Et ka isegi see ei ole vähetähtis, et kui retseptis on kirjas, et kas vala näiteks selle porgandikoogi jaoks, mis ma täna hommikul tegin, et jahu on eraldi kausis, vedelad ained teises kausis, muna, õli ja nii edasi, et kumma sa kummaga segad, sest näiteks kui sul on nisujahu, sa pead hästi vähe segama, sest nisujahuga on just see oht, et kuna seal on gluteen ja kui sa seda seal hoogsalt segad ja klopid, et ikka hästi ära seguneks, siis on jälle see probleem, et ta pärast küpsetamisel enam ei kerki ja tuleb see on nii äge, sest mul on täpselt samamoodi, sa ei tohi ennast üle segada, et siis ta võib lihtsalt vajuda sul sisse külgesse. Et see on ka üsna oluline asi. Kuidas sul ongi selliste asjadega? Minul tuleb blogisse näiteks väga tihti küsimusi, et keeks küpseb pätti. On sul sellised asju tulnud ette? See võib olla ikkagi ka, et ei ole tulnud, aga see võib olla jälle see üleküpsetamine. Ja liiga kõrgel kuumusel võib ka olla, et sa annad kohe nagu liiga palju kuumust, et pigem võib-olla siis mängida nende temperatuuridega, et ta küpseb nagu vaiksemalt, et kui tal on nagu hästi kõrget, ma ei tea, 200 kraadi kuumust anda, et siis ta hakkab nagu mineva ja siis ta võib katki kerkida. Minu arust muidugi keekside puhul see ei ole nii oluline, sest minu arust ongi nii mõnus, kui keeks on natukene katki. Mulle meeldib alati mõelda seda, et seda armastust ma panin sinna nii palju sisse, et ta ei tahtud ära, et ta läks katki. Aga kui mingid koogid on ja sul on mingid biskviitkoogid, mis on kihilised, siis on hea, et ta ikkagi küpseb sul nagu ilusti otseks, saab võid lõigata. Aga kui ongi, paneb mingid glasuuri peale, et kui see mure on, siis mina olen alati esimesena soovitanud, et proovi seda ahju temperatuuri siis, et väga paljudel kipub olema see, et see ahi on hästi äkiline. Võib-olla on mingid vanad ahjud ja juba need temperatuurid natukene on valesti läinud. Ja teine küsimus, mis mul tuleb väga tihti, on see, et kook lähebki vajub sissepoole, et ongi ka see üle segamine või et kook ei kerki enam, et sa segasid seda liiga palju või ka see on, ma ei tea, kuidas sina kommenteerid, et kui see kook vajub sisse, on see temperatuuride liiga äkiline muutus, et kui on ahi hästi kõrge, ahjukuumus on kõrge ja toas on pigem nagu jahedam temperatuur, et ta nagu saab sellise ehmatuse, et ta võib sul kokku vajuda, et ma siis alati soovitan. Ma ise mõnikord teen ka seda, et teen siis ahju järgult siis nii-öelda jahutan, et teen ahjukse lahki, panen ahju kinni ja siis ta seguneb see toa temperatuur. Muidugi siis ei tohi väga kauaks sinna ahju jätta, sellepärast, et siis ta küpseb üle. Aga lihtsalt, et kui sa näed, et tuba natuke jahe, natuke teha lahti ja siis tõsta ta sinna laua peale jahtuna, et siis võib ka olla, et ta ei lähe sul lörtsu või on muidugi üks variant on ka see, et sul on lihtsalt komponentide vahekord on valesti või sa oledki mitte retsepti jälginud, et sul tulebki see nagu mõtled, mul on nii palju jahu või vähe jahu järgi, ma panen kõik ära, et pigem nagu retsepti alati järgida. Või et kui näiteks tainas tundub vedel või liiga paks, et see on tainas, et selle järgi ei pea järelduse tegema, tee ühe korras ära ja siis, kui sa tõesti leiad, et jäi kui või ei püsinud koos, et siis võib neid parandusi tegema hakata, aga üldiselt ma olen sellest aru saanud, et ükskõik kui hea retsept on ja kui hästi ta ei toimiks, et ma olen mingeid retsepte, ma olen ise sadu kordi reaalselt küpsetanud ja ma tean, ma olen aastate jooksul nii palju saanud tagasisidet ja ma saan praktiliselt iga päev või mitte praktiliselt, vaid tõesti saangi iga päev või ma ei tea, kui palju neid tuleb nagu erinevates kanalites või jälle kohtad kedagi, ütleb, tegin seda. Ja ongi sellist retsepte, mis on nii lollikindlad, mis toimivad 100%. Aga iga retsepti puhul ikkagi võib juhtuda, et tuleb keegi, kes ütleb, tegin ja ei tulnud välja, et see üldse ei toimi või midagi. Et mitte iga, aga mul on 2-3 korda sellist asja olnud ja need on just nende kõige lollikindlamate retseptide puhul, et sa mõtledki, et
tegelikult sa ei saagi reaalselt midagi teha ja ühe koogi puhul inimene hakkas, mul on ühe korra sellist asja juhtunud, et et juhtus see, et ei nagu vedelaks ja nii ja naa ja hästi pikalt seal arutleb ja siis pakud seal erinevaid variante, et mis ta võis nagu valesti teha, et see nii juhtus ja siis lõpuks ta ütleb, et ma avastasin, mul tegelikult see ahju üks pool üldse ei küpseta, et noh, sa isegi hakka sellist asja alguses välja pakkuma, et üritad seal nagu kaasa mõelda ja inimene on ka nii järjekindel, et no kuule, et ikkagi see ja tõesti ja siis lõpuks on selline asi on ju, et noh, et igasuguseid muresid on, aga õnneks on see, et seda on nagu noh, ütleme kadupäike osa võrreldes sellega, et mis see positiivne tagasiside on, et kõige rohkem ma võib-olla olengi kuulnud seda, et nagu kinda peale minek, et kui ta tahab midagi, mis kindlasti toimub, et siis ta tuleb minu blogisse ja noh, loodan, et siiamaani pole keegi pidanud pettuma, sest ma tõesti üritan nagu vaeva näha ja võin varem pigem nagu ma katsetan neid rohkem läbi kui see, et ma mõtlen, ma ei tea, äkki toimib või ja ma ei ole selles kindel, aga noh, mis siis vahet pole, on ju, et panen üles, et no mul ei ole seda vajadust, et nagu üles panna asju, et noh, ma ikkagi vaatan, et tahan, et need asjad toimiks. Ja sul enda ka teinekord hea vaadata, seda tohutult palju kasutan enda blogi, no oligi, et hakkad siin porgandikooke otsima, paluti teha ja siis otsid ja vaatad ja noh, endale on see ka ikka ülihea ja enda lähedastele ja sõpradele, sest kui sa ju käid külas midagi kaasa võtad või sulle tullakse külla, et ikkagi alati küsitakse et retsepte, see näge, kuidas seda tegid ja noh, siis on hea jälle likke saata, et mul on see juba tavaline, et tihti ma panen ka Insta storidesse üles, et siis noh, inimene saab ise siis vaadata, et ma teengi vahest näiteks kringli ja siis ütlen, et ma panin story'sse, et siis inimene saab sealt juba lingi kätte, aga vahest ma saadan ka eraldi, kui mitu külalist küsib ja nii. Aga kui sa räägid, mainisid kringlit, siis mis on su pärmitaina nii-öelda see valmistamise nipid või soovitused, sest paljud inimesed on ikkagi sellised, kes natuke pelgavad pärmitaina valmistamist, et mis need soovitused oleks? No võib-olla ma alustaks sellest, et ärge palun peljake, sest pärmitainas on tegelikult see lihtne, et keeruline on näiteks see haputainas, eks ju, et seal on see juuretis, mis on selline nii-öelda elus organism ja tihti ma olen teinud lugusid mitmete inimestega, kes on, siis teevad hapusaia või muid küpsetisi ja tihti on see lugu selline või enamasti, et siis mingi miinimum vist 3 kuud, aga siis pool aastat või et umbes söötsin nende saiadega lambaid ja nii edasi, eks ju, et see on tõesti, võtab aega, et käppa saada, aga võt pärm on tegelikult lihtne, aga inimesed hullud kardavad, et ei kerki, aga tegelikult pärmiga see on praktiliselt võimatu, et ei kerki, et võib-olla jälle vältida seda ülesegamist. Aga mõned asjad on, et näiteks piim ei tohi olla liiga kuum, sest muidu see, eks mõjub pärmiseenele halvasti. Siis enamjaolt võiksid olla need komponendid toasoojad, eks ju, siis et seda võid, kui sa sulata teisega kohe kuumana taina sisse, et jällegi pärmiseeni. Kas sa pärmitainast, kui teed, kasutad sulatatud võid? Sõltub, mul on mitu retsepti ja siis mida ma kõiki kasutan, et mingid saiu ma teen ühe retsepti järgi, mingid teen teise järgi, mingi jaoks ma sulatan, mingid teen selle toasooja võiga, et täiesti mul ongi, et stritsli jaoks on eraldi, kringli jaoks eraldi, saiakesed eraldi, et ja siis kui ma hakkan mingit uut asja tegema, siis ma võtan siis endale sellise pärmitaina retsepti oma blogist, mis mulle parasjagu tundub, et võiks sobida kõige parem. Aga mida sa kasutad, kui sa pärmi kasutad, kas kasutad presspärmi või kuivpärmi? Üldiselt meeldib presspärm rohkem, aga iga kord, kui ma jälle kuivpärmi kasutan, siis mõtlen, issand, see on ju tegelikult nii palju lihtsam ja kuidagi lollikindlam, et mis ma üldse mässan selle nii-öelda värske pärmiga. Et selle kuivpärmi puhul on see, et sa piima võid natukene soojamaks teha. Pärmseened ei hävinu nii kiires. Ja seal on just vaja seda vunki juurde, et siis mitte isegi see käesoe piim, mis muidu on 37 kraadi, vaid et ta võiks isegi tegelikult kuumem olla. Ja kergitamisel vajab ka, kui on kuivpärm, siis natukene võib-olla kõrgemal temperatuuril, sest ma ei tea, kuidas sa kergitad, mina kergitan ahjus. Madalal kuumusel. Jaa, kus juures see auruahi sobib väga hästi, et mul on Electroluxi auruahi ja see on tegelikult, ma olen seal proovinud ja see on super, aga üldiselt minu jaoks kõige lihtsam on see, et mul on köögi kõrval kohe vannituba ja siis seal on põrandaküte ja aga see on üsna madal
ja siis ma tavaliselt panen sinna ja panen ukse kinni ja siis ütlen, et parajasti, kes kodus on, et ei tohi alumist vannituba kasutada, et et seda tuuletõmbust ei teki. Ja siis, et kasutage ülemist vannituba, et siin see on seal vannida põrandal, ma panen tavaliselt mingi räti peale ja kindlasti tasub ka selline õhuke kiltjahu peale raputada, et siis seda süsihappegaasi sealt välja ei lähe, et ta jääb paremini tainasse ja kerkib paremini. Ja see läheb päris kiiresti, et enamasti on öeldud, et retseptides ma olen hästi palju näinud selliseid retsepte, et kergita tund või kuni on 2-kordseks kerkinud, aga mul reeglina on ta 2-kordne juba 30 minutiga ja pärmitaine puhul on hästi oluline see, et seda ei lase üle kerkida, sest muidu mul on seda korra juhtum, et see oli mingi üle 10 aasta tagasi, et ma jätan kerkima, et käin seal poes ära ja vahet pole. Saab rohkem taimest. On ju. Ja siis see läheb nii mõruks ja vastikuks on ju. Et kui on selline juht, et tõesti avastad, ma pean poodi minema või mingi ootamatu asi, et siis panna külmkappi. Sest tegelikult külmkapis ta kerkib ka, et ta kerkib nii toatemperatuuril ja ka külmast, lihtsalt külmas võtab palju rohkem aega. Aga kui sa ikkagi üle öö hoiad seda pärmitainast külmkapis, mul on kogemus sellega, siis ta ikkagi on selline, et ta läheb sinna nii-öelda jalutama nagu kokatupp läheb. Ja. Aga kui press ja pärmi ja kuivpärmi juurde tagasi tulla, siis mina olen see inimene, kes eelistab kuivpärmi selle pärast, et ta on mul kogu aeg kodus olemas, ta on reitsile ja mul tuleb tihti peale ja tunneb, tahaks täna kardemonisaiu teha või tahaks täna focacciat teha. Et ta ei rikne, see on kogu aeg olemas. Kui sa kasutad presspärmi, kus sa hoiad teda või hoiud? No siis hoiadki iga kord ostad on ju ja see on ka halb asi, et kui sa enamasti kasutad ju pool ära ja siis jääb see ülejäänud pool viskab minema. Okei, see ei ole kallis asi, aga ikkagi see toidu ära viskamine on mulle üdini vastumeelne tegevus, et isegi kui see on pool pakki pärmi, siis ja see ei ole mingi rahaline kaotus, aga mulle lihtsalt ei meeldi toitu ära visata. Ja sellepärast ma arvan, sina oled ka see inimene, kes teab neid, ma ei tea, erinevaid pannitoite, kus sa viskad kõik asjad pannile, mis külmkapis on veel viimasel piiril, et siis saad ära kasutada, et samamoodi ei pea toitu ära viskama, et tee sellest väga soodne lõunasepp. Ja minul on, ma arvan, külmkapp võib-olla isegi tühjem kui enamikel inimestel just nimelt, et ma ostan neid asju ikkagi nii, et ma vaatan ka kuupäevi, aga niimoodi, et ma tean, et me jõuame selle ära tarbida, et ma ei osta näiteks, ma ei tea, suurt kotitäit toitu, kui me lähme homme reisile või et kui ma tean, et me siin, ma ei tea, lähme siin mitu päeva järjest restosse sööma või ma ei hakka, siis ma ikkagi vaatan, mis ma ostan, et ma ei osta näiteks 5 pakki kodujuustu, et ma ostan kodujuust näiteks 2 pakki, et ma tean, et me jõuame need enne ära tarbida, kui see tähtaeg tuleb, et ma ei osta mingeid suuri lihasid valmis, et võib-olla hakkliha, sest nüüd ma kasutan ka tänu beebilist hakkliha rohkem kui muidu, aga seda saab ka alati sügavkülma panna, et kui sa avastad või kas või näiteks mingeid muid lihasid, et tegelikult need sügavkülma taluvad väga hästi ja kui sa vaatad, et see ikkagi jõua ära kasutada, et pane ta juba varakult külm ära, mitte ära lase nagu selle kuupäevani ja siis on see, et kas ta nüüd on veel okei või mitte, et parem juba varakult hinda oma vajadust. Ja üks asi ka, mida näiteks mille üle mu isa on väga õnnelik, on see, et leivad, saiad, et neid sa ka ei pea, kui see tähtaeg saabub, see pea ära viskama, pane sügavkülma, sest minul on ikkagi reisin päris palju ja siis on jube hea, kui jõuad Eestisse ja nüüd tänapäeval ikkagi tellid juba e-poest omale toidukontid selleks ajaks enam kui koju jõuad ka kodu ukse taha, aga alati on hea või kui ka otsa saab, et sul on võtta sügavkülmast leib või sai, sest selle sa paned rösterisse sulatusse režiimiga ja sa saad, ma arvan, enamik inimesi ei ütle, et see on nüüd sügavkülmast tulnud leib või sai, et see lihtsalt see saia puhul võib-olla on see vahe suurem, aga leiva puhul kindlasti ei ole, et see sügavkülmast võetud leib on väga hea. Ja, ma olen täiesti nõus. Kas sul on veel mingeid soovitusi või läheme retseptide jagamise juurde? Täna ma palusin sul ette valmistada, kuna on küpsetusosa, siis ma palusin ette valmistada mingisuguse, ma ei tea, küpsetise retsepti või mingisuguse magustoidu retsepti. Mis sa jagab, mida? Mina mõtlesin, kuna on esiteks sügisaeg ja kuigi selle aastal on õunte osas ikaldus on ju täiesti kohutav, aga üht-teist ikka saab, eks ju, ja meil on ka kaneelisaiad täna saates teemaks, et siis ma mõtlesin eelmise sügise retsepti peale, mille üle ma olen ise
No võiks öelda tõesti, et isegi ma olen uhke selle üle, et millega ma olen ise väga rahul, sest eelmine aasta oligi neid õunu nii palju, mina tohutu Antonovka fänn, siis mul oli neid kodus kõvasti ja ma mõtlesin, et mida teha sellist teistmoodi, mida nagu ei ole veel tehtud ja mõtlesingi, et teeks kaneelisaiu ja paneks sinna sisse õunu ja siis ma proovisin, et sai päris hea. Aga siis ma mõtlesin, et äkki prooviks ka nii, et ma keedan nendest õuntest juba enne sellise täidise valmis, et sellise nagu moosilaadse, et vähese suhkruga, sellise hapuka. Ja no siis need kaneelisaiad tulid minu jaoks täiuslikud, sest see mõnus hapumahlane täidis, see kaneelisai on niikuinii mõnus mahlane, kui ta on värske, eks ju selline, et minu arust need olid perfect, et pealt natuke ikka see perfektne kaneelisai on natuke krõbe, seest hästi mahlane. Ja minu arust need said nagu mega head, et selle retseptiga ka ma nägin veits vaeva, ma arvan, ma tegin mingi 5 korda neid kokkuvõttes läbi, aga tulemusega ma väga rahul ja nii palju, kui ma neid teinud olen, siis alati inimesed kiidavad ja kuigi see ei ole, ütleme, see ongi, ta ei ole maailma kõige lihtsam retsept, sest on pärmitainas, eks ju, võib-olla tundubki paljudele keeruline ja pluss see, et sa ikkagi pead sinna veel selle õunatäidis eraldi tegema, aga see on üllatavalt palju saanud tagasiside, et seda on üllatavalt palju tehtud, et mõtleks, et võib-olla see ei ole midagi erilist, aga kui ma ise ka guugeldasin, siis ma tegelikult ei näinud, et oleks üldse seda nagu tehtud, et ma leidsin mingid välismaa blogidest üldsegi, et midagi analoogset, et võib-olla see oligi ka, et natuke nagu selline uudsem asi ja et ma olen ise väga rahul ja et ma olen tõesti hästi palju nende osas tagasisidet saan. Aga kuidas alustame otsast peale, sa teed pärmitaina valmis? Jah. Nii, siis õunasegu koosneb sul siis millest? Sa paned selle potti, teed? Ja õunasegu tasuks varem valmis teha, sest ühe korra mul oli kiire, mul oli sünnipäevale minek ja siis ma jätsin selle õuna, tulin vist Tartus parasegu, siis jätsin selle õunasegu tegemise vahetult enne taina tegemist ja tegelikult see õunasegu peab maha jahtuma, et see on oluline, see kas eelmisel või õhtul valmis teha või paar päeva enne ja see on hästi lihtne, et õunad, suhkur vist panin sinna, ma vist kaneeli ei pannudki ja vanillisuhkurt ka, et sellist mõnusat vanillispekki anda juurde. Küpsetad selle pehmeks, see läheb üsna kiire, et kui teed väiksemad tükid ka ja koorid ära, võib-olla 10 mitsa, võib-olla 15. Ja siis teedki selle pärmitaina, eks ju, mis on ju tegelikult ka, et see pärmitainas ei ole ju keeruline, see ei ole nagu lehttainas, et sa pead seal muudkui rullima iga natukese aja tagant ja võtab, ma ei tea, võib paar ööpäeva aega võtta, et see pärmitainas on ju tegelikult lihtne, segad kokku, paned kerkima, rullid lahti ja siis sinna peale või kaneel suhkur, nii nagu sa teed. Kas sa seganud kokku või kaneelisuhkru või sa laotad või alguses ja siis kaneelsuhkur? Mulle tundub, et nii on ikkagi parem, kui ma võtan selle toasooja või ja segan selle enne selliseks pastaks kaneeli ja suhkru. Ma teen täpselt samamoodi. Et see tundub nagu parem variant, et nagu ta laotub ka ühtlasem. Ja see kaneel ei jää sinna niimoodi kuivalt peale, et see on minu arvates parem variant. Ja siis selle peale ja siis see õunatäidis peale keerad kokku ja siis lõikad viiludeks ja siis on 2 varianti, et kas, mida ma ka katsetasin, et kas küpsetad need nii-öelda pidusaiana, paned nad ühte vormi ja nad küpsevad siis selliseks kokku või siis teine variant, et küpsetad ahjuplaadil eraldi nagu tavalisi kaneelisaiu. Aga mõlemad on head, et aga võib-olla see ahjuplaadil isegi on selles mõttes parem, et sealt küpsevad suuremaks ja veelgi kohevamaks, aga samas see pidusai on ka super hea. Võib teha nii ühtmoodi kui ka teistmoodi. Võib katsetada ja vaadata, mis on kõige parem variant, aga tegelikult see ei ole keeruline, pigem lihtne. Aga lihtsalt aja, vaata ikka see kirkmine võtab veits aega ja küpsemine. Aga lõpptulemus, kui on hea, siis tasub paar. Mina arvan küll, et tasub, jah. Me panem selle retsepti alla kindlasti kirja, et saab seda järgida. Minul on ka üks üsna lihtne retsept. Selle nimi on sega kokku marjakook. Ehk siis nimi ütleb seda, et sa põhimõtteliselt pead asjad kokku segama. Ja see on, ma hakkan kohe retseptiga pihta, et kuivained, need tuleb siis omavahel segada ja sul on vaja 2 detsiliitrit suhkrut. Ma soovitan detsiliitri nõud kasutada selleks. 2 detsiliitrit jahu, 1 teelüsikatäis küpsetuspulbrit ja 1 teelüsikatäis vanillisuhkrut ära segada. Ja siis lisada selle segu hulka 100 grammi sulatatud võid ja 2 muna. Ühtlaseks massiks, mitte liiga palju jälle segada ja siis laotada see vormi. Kas siis kandilisse, ma arvan, 25 korda 17 sentimeetrit või siis ümmargusse, võiks olla läbimõõduga umbes 22 sentimeetrit. Ja siis
sa võtad külmutatud marjad ja laotad need sinna koogi peale. Sa võid ka need tainesse sisse segada ja siis 175 kraadi 40–45 minutit ja kook on valmis. Marjade peale sa võid panna ka raputada suhkrut, kardemoni ja nahju panekut, et ise saad otsustada. Mis tuli mulle nippide juures veel meelde see, minult väga tihti küsitakse, et kui retseptis on antud külmutatud marjad, kas need peab eelnevalt üles sulatama? Kindlasti mitte, sellepärast, et nad hakkavad siis mahla eraldama, siis on see kook ei küpse ära või ma ei tea, näiteks kasutad mustikakeesis näiteks ja sulatad need enne üles, siis on sul põhimõtteliselt see, et see keeks ei küpse läbi ja siis lõpuks see keeks on sellist, ma ei tea, sinakat, lillakat tooni ka, et otse sügavkülmast võetud marjad, segada taina sisse ja on täiesti nagu asi toimib, et kindlasti mitte üles sulatada. Et minul on selline, ma ei tea, hästi lihtne igapäeva retsept ja kui ongi juhus see, et sa tahad hakkliha külmutada, nagu sa külmutad, aga külmas ei ole ruumi, sest sul on marju nii palju ees, siis sa saad seda kooki kasutada selleks, et marju vähemaks võtta ja siis saad hakkliha sinna sügavkülma panna. Et see on selline minu retsept. Aga teate, retseptid on jagatud. Ma arvan, et see sinu saia tasub ka kindlasti proovida. Ma soovitan seda, kui vähe aega on ka seda marjakokki proovida. Et mis sa arvad, et hakkame sööma? Kaneelisaiu. Absoluutselt. Aga jõudsime nüüd toidutesti juurde ja seekord on meil teemaks kaneelisaiad. Kuidas need kaneelisaiad jõudsid, olid niimoodi, see oli põhimõtteliselt samamoodi nagu esimeses podcasti osas me tegime Napoleoni koogitesti. Ehk siis ma küsisin oma Instagrami jälgijatelt, palun soovitage Tallinna kohvikuid, kus müüakse kõige paremaid kaneelisaiasid. Ja ütleme niimoodi, et see kaneelisaia postitus sai tohutult palju tagasisidet, sest tundub, et 2 teemat, mida väga arutatakse, on Napoleoni kook ja siis kaneelisaiad. Ja siis ütleme niimoodi, et siin on top 6 nendest, mida kõige rohkem mainiti. Ehk siis võib öelda, et need on juba Tallinna parimad kaneelisaiad, aga meie siis selgitame välja selle kõige parema ja valime välja podcasti lemmiku. Mis ma tahan öelda on veel, mida väga palju mainiti, aga lihtsalt avamisaegade tõttu ei saanud siia olla, oli Sumibakery, oli Pistoria ja siis Pulla Bakery. Et need 3 olid ka, mida väga palju mainiti. Nii, aga alustame siis. Võtame siit otsast. Ma ei tea, kas need noad ei ole võib-olla kõige teravamad, aga püüame hakkama saama. No nii, ma tirin ühelt poolt, sa tirin teiselt poolt. Super. Mis mulle meeldib on niimoodi, et see stuudio on kaneelisaia lõhna täis ja need kaneelisaiad on kõik erinevad. Et ei ole kõik samad. Kuidas? Ma täpsustan ka seda, et mul on kõik need täna hommikul ostnud, et need olid täiesti värsked ja ütleme nii, et üllatavalt kuiv ja vähe kaneeli. Magusust on kõvasti muidugi. Aga see tainas oleks ka natuke maitse rohkemat tahaks. Kuidagi sihukest nagu taina maitset on, et nagu peaks natuke võib-olla veel küpsetama või midagi siin on. Ja ma tahaks rohkem kaneeli, et kaneeli maitse tuleks nagu ikka tugevamini välja. Ta on selline küllalt õhuk, et ühesõnaga ja. Ma tahaks mahlasust, ma tahaks rohkem täidist. Nii, aga ma ütlen ka ära, kus see on, et siis me teame kohe rääkida ja järjekorda panna. See nüüd oli Becker ja selle hind oli 2,50. Ja kui ma sain, see oli tõesti ahjusoe kätte. Nii, aga praegu jääb see siis nii-öelda siia järjekorda esimeseks, aga proovime järgmist. Võtame siit otsast, see on selline tüüpilise kaneelisaia välimusega, täitsa kaneelirull on see. Kui oli kaneelisaia päeva tähistamine, kas sa sõid kaneelisaia oktoobrikuu alguses? Kusjuures ei söönud, sest selle päeva ma magasin niimoodi maha, et ma ei saanud arugi. Sest mul see elu on praegu selline, et ma olen ju 24/7 koos ühe väikse inimesega, keda ma üritan elus hoida ja söönuna. Ja siis, kui isa on kodus, siis ma üritan tööd teha või süüa teha ja nii edasi. Nii et... Nüüd saad järgi süüa selle. Just. Nii. Väga mõnus mahlane.
Vot see on kaneelisai. Just ja kõvasti kaneeli. On ja. Need täiesti erinevad on need kaks sai ja üllatav. Ja mulle meeldib, et ta on läbi küpsend, aga ta meeldivad tainane. Ja ta on nagu kohevam kõvasti on ju. Väga ja see on tõesti väga-väga mõnus. Ja mahlane pehme. Väga hea. Paneme esimeseks selle. Ma lükkan selle siia lihtsalt, siis me teame. Nii, aga see oli, kas sa oskad öelda? See oli kanelle ja selle hind on 3,20. Et see asub Ao tänaval, minu arust, kui ma aadressiga ei eksi, aga me paneme need lingid kõik siia podcasti alla kirja. Väga hea. Nii, aga võtame järgmise. Ma võin saladuskatte all öelda, ma lõikan siin, saladuskatte all öelda, et seda kiideti kõige rohkem ja seda soovitati kõige rohkem. Ja see oli nagu ma alguses arvasin, et inimesed ainult see, oi kui ilus täidis, oi. Nii. No. Võrreldes eelmisega hoopis kuivem. Ma proovin veel siit keskelt ka, aga on ju. Ja need peal, need taina ribad, siis on ka kuiva, on ju? Eelmine ehk siis kanelle oma oli parem oluliselt. Mitmendaks sa selle paned praegu? No teisele kohale, kuna see esimene oli kahjuks kõige suurem. Kas arvad, et see oli isegi halvem või? Mina paneks jah, sest siin on kardemoni tunda. Ma olen tohutu kardemoni fänn. Ta on nagu natuke liiga palju küpsetatud ka seda. Natuke jah, üllatavalt kuiv on see. Ma tahaks tainasust, sest see täidis on nii palju lubav ja ta on nagu nii kaneeline ja see kaneel, see, mis me panime esimeseks kanelle oma, see kaneel tuli nii hästi välja, et sa saad aru, et see on mõnus kaneelisai. Aga see on niimoodi, et kui sa oledki liiga kauaks, ma ei tea, telekat vaatama jäänud, oled ahju unustanud, et natuke üle küpsenud. Ja, üllatavalt kuiv, aga samas on mulle paneme kolma, teiseks. Ja minu jaoks ta on number 2, sest see mõnus see kardemoni maitse ja keele. Seda on veel siiamaani tunda. Ma olen nõus. Ka see, mida kõige rohkem mainiti ja mis sai siis praegu teise koha, on röst. Et seda tõesti väga paljud inimesed kiitsid. Aga meil hakkab siin väike saiakuhi. See on siis selles mõttes üllatav, et ta selline kuiv on, sest see on ju tegelikult kõige värskem siit. Et sina ülejäänud tõid hommikule seda käid Eksar Toomas ju. See toodi 1,5 tundi tagasi siin, jah. Ma olen nõus. Ja see tuligi selle pärast, et hommikul ei olnud neid saiu saadaval, ehk siis nad küpsetati ka alles. Et kui teised on jah vara hommikul küpsetatud. Selles mõttes, et isegi võib lebaaus konkurents võrreldes teistega nii-öelda on ju, et selle kohta veel eriti natuke. Nii, aga järgmine. See tundub ka väga pehme. Täitsa palju luba, väga kohev. Minu jaoks see esimene on ikka esimesel kohal. Ma ei tea, mina paneks täitsa teisele kohale. Kaneeli on tunda, pehme. Mõnus. Väga mõnus. Väga karamelline. Väga meeldib see pealt on nagu natuke... Ja ei ole üldse kuiv. See on põhiline, et siin võrreldes paariga, eks ju, mida ma olen proovinud. Et see teine koht igal juhul. Ma olen täitsa nõus ja mul on tunne, et mõnikord kaneelisaiadel kipub see viga olema, et see tainas on jäetud magedaks. Tal ei ole soola, tal ei ole tegu, tal ei ole nägu, et ainult seda suhkrut ja magusust annab siis see täidis ja siis mõnikord seda täidist on nagu nii palju pandud, et nagu, et pigem nagu tainast teha ka nagu maitse rohkeks. Nii, paneme teisele kohale ja see oli, et ma nüüd valesti ütlen, Alto Bakeri ja maksab 2,90. Väga tore üllatus. Väga. Nii, aga siis võtame, nüüd on juba teisel kohal on praegu Alto Bakeri, võtame siis 5. Seekord on meil 6 testis osalejat, sellepärast lihtsalt neid kõiki kuusi mainiti väga palju. Neid kuusi. Kuut. Kõiki kuut. See suhkur hakkab pähe. Nii kiirelt mõjub juba, jah. Isegi tunned, et... Aga jälle tundub väga pehme ja tead, väga tead... Nii. Kuivavõitu. On kuivavõitu, jaa. Kaneeli on kõvasti, aga... Kaneeli maitset on, aga ma tahaks ka natukene... Aga see mahlasus, huvitav, see on ka nagu liiga kaua küpsend või kuidagi hästi kuiv on. Et nagu ootad midagi mahlast, aga proovin ühe tükki veel.
kaneelimaitset on tunda, et kui me võtsime see, mis on praegu Beckeri, et tal ei olnud seda kaneelimaitset väga hästi. Et siin on kõvasti kaneeli, aga kuidagi nagu jah, selline kuivavõitu, et ja hästi magus ka, aga eks nad on kõik magusad, et sellepärast ma hästi ei saa aru, et miks kõigil on seda valget veel lisaks pärlsuhkrut ja sest kuidagi nagu teeb selle veel nagu liiga magusaks ja see ei anna nagu midagi juurde, sest Ja nagu näha, mina sain juba selle magusa lapsu kätte. Ei me kõik oleme saanud selle juba, aga meil õnneks ei ole enam palju lõpuni jäänud, nii et... Aga mis kohale me paneme? Ma ütlen paneme ennem koha paika, siis ma ütlen... No mina paneks ta 4. et see viimaseks. Ma olen nõus, et röst on praegu 3. Jah, just. Ja, ma olen nõus. Ja see on Levier ja see maksab 3,50. Siin olevates saiadest on see küll muidugi kõige lahmakam. Et Levierist on pärit. Ja võtame siis viimase. Sellel on selline glasuur. Ma eeldan, et see on suhkruglasuur. Alguses ma mõtlesin, et see on toorjuustu glasuur, aga ei ole. Aga see läbilõige on ka. Kas see võib olla haputainast või on see ka pärmitainast tavaliselt? See võib olla tõesti hapu. Nii. Appi kui hea. See tainas on nii teise tekstuuriga. Üli hea tainas. Üli maitsev ja see täidis. Vaata, siin ongi ilmselt niimoodi tehtud, nagu ma rääkisime, et siin on see või ära segatud kaneeli ja suhkruga. See on kohe, vaata, selline kreemias see täidis. Et teistel oli see kaneel nagu kuiv, on ju. Aga see on esimene selline, mis on kreemias täidis. Üli maitsev. Uudselt hea. Issa, ma võtan veel. Täpselt selles jaoks terve nisti ära see pooliku. Ja see viimane sai pärast ta magusa laksuse. Et see ei ole nagu liiga magus. Ei ole, see on väga meeldiv. Et mõtleks, et see on viimane, et siis see on kõige halvemas positsioonis, et sa oled juba nii palju magusat söönud, aga see on üllatavalt mahe ja mõnus ja see on see suhkruglasuur peal, aga see ei tee seda ikka läägeks, vaid ja ta nagu mõnus. Ja see nagu see kaneeli täis on natuke niiskene, et ta ei ole sinna saia sisse imbunud. Issand, okei. Nii, aga paneme selle siis esimeseks. Ma tõmban neid saiaksi kokku. Siis me näeme ja tead, kelle oma see esimene on? No. See on Krustum ja see sai maksab 2,90, mis on täitsa mõistliku hinnaga ka. See on vist üks odavamaid. Jah, see on tegelikult Beckeris oli 2,50 ja Alto Baker oli ka 2,90. Aga jah, ta jääb alla 3 €, teda on väga palju, ja ta on väga hea. Üli maitsev, nii mahlane, mahe ja just see kreemias täidis, et vaata on ikkagi suur vahe, kas sa segad selle või kaneeli ja suhkurga ära või lihtsalt paned kaneeli vahele, et ta on nii mõnus mahlane. Ma olen nõus. Ma korra unustasin küsida seda, kus sina kaneelisaia käid küsimas, söömas? Mina pean ütlema, et ma tegelikult kaneelisai üldse ei käigi söömas, kuna neid on minu jaoks nagu nii lihtne teha, on ju, et lihtsalt pärmitainas ongi võid kaneeli, suhkrut vahele ja that's it. Et kes tahavad head kaneelisaiad, lähevad Silja juurde. Ja, just. Ei, nüüd tuleb välja, et tuleb sinna Krustumisse minna. Aga tegelikult ma käin väga palju nendes pagarärides, aga ma ostan selliseid asju, mida ma ise ei viitsi teha. Croissanti tainas sa teed ju 48 tundi, mõned teevad isegi 3 ööpäeva, on ju. No sa ei hakka seda ette võtma või ma ostan paketti hästi tihti sumis sealt samast, eks ju, et nädalavahetusel seda saab ja siis on mõnus, kui külalised tulevad näiteks pakkuda või vahest olen ka üksi ära söönud terve paketi. Et ma ostan ja pigem selliseid ja näiteks Becker, sealt ma ostan pirukaid, seal on väga head, on ju. Et mulle jah, pigem selliseid asju või Napoleoni kooki vahest, et mille tegemine võtab ka ju nii kaua aega, on ju. Ja, siis on hea. Tahad väikest tükist saad või poest, kohvikust osta. Aga ma ütlen selle järjekorra, siis ma loodan, et ma midagi valesti ei ütle. Kõige esimese koha ja me võime öelda, et see on ka podcasti lemmik. Täiesti, on ju. See oli tõesti maitsev. See on siis Krustum. Teine koht on Kanelle. 3. koht on Alto Bakeri. Kusjuures ma pean ütlema, et need 3 kõik olid väga viisakad. Muidugi see Krustumi oma väga-väga üllatas, aga need 3 esimest olid kõik väga mahlased ja kaneelised ja väga mõnusad. 4. koht on siis Röst, 5. koht Levier ja 6. jäi praegu Becker.
Nii, Silja, aga suured tänud, et sa tulid ja nii tore oli sinuga jutustada ja väga-väga tore oled ja ma ütlen, sinu toidublogi on ka nii äge, et sinna tasub kindlasti vaadata. Kuule, aitäh kutsumast, väga lahe meeleolukas test oli. Nüüd ma vist on selles osas oma arvamust muutma, et vahest ikkagi võib kaneelisaia küll osta, et kui on nii maitsev, et tõesti ülihea. Nii, aga aitäh, armas kuulaja, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit inspiratsiooni. Ja kui sulle meeldis see saade, siis jaga seda kindlasti ka oma sõpradega. Ma tänan Lidl, kes on selle saate sponsor ja tänu kellele see saade toimuda saab. Kohtume järgmises episoodis.